Head vaatajad, head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on teie kõrvus koha sisse võtnud ja ma ei ole täna siin üksi. Minuga on Karl Saluver, purjetaja ja mees, kes just äsja tuli tagasi 3-aastaselt ümber maakera purjeretkelt. Tere, Karl! Tere! Mis sind ajas sinna sõitma ümber suure ulgu mere? Eks see on kuidagi siuke iga purjetaja võib-olla siuke Everest või nagu suur unistus, eks ju. Ja eks kõige rohkem leiab neid inimesi alati saunast, kes on kuidagi nagu kõvad minejad, eks ju. Aga mul oli väga suur rõõm leida endale partner, kellel oli samasugune hull unistus. Ja meiega oli nii, et me saime kokku tegelikult, ütleme siis Muhu väina ajal. Hakkasime siis vaikselt nagu koos seda elukest elama ja ma suhteliselt ruttu küsisin, et kas me võime osta või kas ma võin meile ühe purjeka osta ja et me läheme sellega pikale sõidule. Siis ta ütles, et et võta nüüd rahulikult, et me oleme ju kõigest võib-olla mingi kuukene siin nagu olnud, eks ju, et vaatame üldse, kuidas nagu asjad minema hakkavad, et ootame vähemalt uue aastani. Ja siis oli see aastavahetuse pidu, eks ju, ja 11.59.00 šampus avaneb ja esimene lause, mis ma siis ütlesin, et kas ma nüüd võin meile paadi osta. Ja siis anti luba, jah. Igatahes oled sa tagasi, aga sellest me kõigest räägime eraldi. Aga alustuseks räägi natukene, Karl, millisest perekonnast sa pärit oled, sest meie saade on selline meeste elu ja olu vaatlev saade. Me räägime siin erinevatest nurkadest, mis meie elu puudutavad. Aga kus sa tuled? Mis see sinu nagu background on või see nullpunkt, kus see kõik algas? Üllatavalt kombel näiteks mina olen meie suguvõsast vast esimene üldse, kes näiteks mere peal on läinud või. Et mu vanaisa on pärit Petserimaalt, mu vanaema sealt kõrvalt Paganamaalt, siis nemad liikusid, ütleme, et Eestis väga kaugemal vist merest ei saa olla, eks ju. Nemad liikusid sealt Viljandisse, isa omakorda Viljandist Tallinnasse, töötas siis siin samas, eks ju, ja siiani tegelikult telemajas ja palju siin majas ka. Ja siis mina läksin siis nagu sammu võrra veel edasi. Aga väiksena spordist näiteks, ega ma väga sportlik ei olnud ja purjetamisse ma jõudsin ka pigem kuskil 20-ndate keskel või. Et ma ei ole üks nendest, kes Pirita lopakatega sõitis ja midagi sellist, et ma läksin mingile selle täiskasvanute koolitusele, eks ju, mingi 3 korda merel, eks ju. Ja seal kuidagi juhtus selline, et oli päris tormine ilm. See instruktor küsis, et kas me läheme välja või. Ja meie käest, eks ju, me ei tea ju midagi, eks ju. Aga ta oli seda tüüpi mees, kes oli, et ma siis näitan teile, mis meri võib olla. Sõitsime Pirital muulide tagant välja. Kohe oli rõve laine, eks ju. Me ei osanud isegi kallutada tol hetkel, et me istusime näoga sinna kokpiti, laine lööb üle, eks ju. Päris hirmus oli. Ja siis tal jäi see eespuri seal kinni ka, eks ju, foka või kuidas seda siis nagu kutsutakse selle paadi peal. Ja ta ütles, et kuule, et Karl, et hoia seda tüüri, ma pean ees midagi korra tegema. No, siis ta läks sealt ära ja ma mõtlesin, et ma umbes teist korda elus tüürin mingit asja, et kui ta sealt nüüd kukub. Et ma ei oska seda nagu, ma ei oska midagi teha. Noh, saime selle korda, keerasime otsa ümber, sest ilmselgelt ei olnud see üldse nagu mõistlik olukord. Jõudsime tagasi sadamasse ja siis ta kuu pärast helistab ja küsib, et kuidas tead meeldis ja nõnda, eks ju. Ma mõtlesin, et ta tahab mingit järgmist asja müüa. Tegelikult ta ütles, et kuule, et ma lähen järgmine aasta MM-ile. Ma vaatasin, et sa hea kerge kiire tüüp, et sa ei kartnud, et kas sa tahad tulla. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et see on tõenäoliselt ainukene kõne, mis ma elus saan, et keegi ütleb, et tule MM-ile. Ja siis tegime aasta aega kõvasti trenni ja hakkas siuke nagu hästi quick start selles asjas või. Nii et ikkagi kohe MM-ile. No põhimõtteliselt, kui nüüd jätta võib-olla see kolmapäevaku sõit kõrvale, eks ju, mis on see iganädalane Kalevi jahtklubi nädalaregatt, siis mu esimene päris võistlus oli sisuliselt MM, eks ju. Ütle, kui palju teie perekonnas üldse mõeldi näiteks, ma kujutan ette, et sind hariti väga kõrgelt või korralikult kultuurilises mõttes, et sa tead, millised kontserdid on need, mis on vaja kindlasti vaadata, sa kujutad ette, ma kujutan ette, et mingid näitused,
et selline kultuuritaust oli teie peres nagu tugev. Aga kui palju sinna seda liikumist ja ütleme, ma ei tea, tervislikku toidu vaadet oli? Ema tegelikult omal ajal tegeles päris palju kergejõustikuga ja isa Arne liikus nii palju, kui tal siis tegelikult töö kõrvalt ja bändide kõrvalt aega jäi, aga ta on ka ikkagi omal ajal Tartu maratoni läbi sõitnud ja niimoodi, aga meil on alati olnud väga nagu töökas pere. Me läksime hommikul välja kell 7, me tulime võib-olla õhtul 10 tagasi, mis tähendas seda, et ega me liiga palju nagu omavahel võib-olla ei jõudnudki asju teha või rääkida, et kõik kasvasid kuidagi nagu iseseisvalt, aga samas motiveerisid üksteist läbi selle nagu eeskuju. Aga kuidas see suhtlemise teema on, et sa oled ise ka loomingu inimene, mis sa täpselt teed, ma ei olegi päriselt aru saanud. Ma lõin koos oma äripartneri Helene Vetikuga disainistuudio nimega Hum Creative ja me oleme me sisuliselt aitamegi kommunikatsiooniplaane luua. Et kui kellelgi tekib mingi mõte, et mul on niisugune toode, eks ju, et siis me mõtleme, et miks ta on olemas, kuidas me räägime, kuhu ta liigub, eks ju. Niisugune creative business. Ikkagi niisugune loominguline isik, et ütle, kuidas, kui sa mõtled oma nooruse peale, et kas see, et sa selle loominguga kuidagi seotud olid või selle raja peale täna oled sattunud, oli see kuidagi loogiline? Või oli see midagi, mida sa pidid ise leiutama? Mul on alati tegelikult väga palju lood korda läinud, et ma arvan, et inimene on narratiivne loom, et me tegelikult ei saa nagu väga abstraktsetest asjadest aru, aga meie jaoks on mingid nagu jutustused on need, mis kõnetavad, eks ju. Ja ma suuresti ei tee vahet näiteks, ma ei tea, minu jaoks nagu reklaam või igasugune kunst on väga sarnane sellele, et mis vanasti toimus kuskil Rehetares, eks ju, et sul on vanaisa, kes räägib sulle mingit muinasjuttu või et me kuulame Tormise Eesti laulud, eks ju, et need tegelikult on ju kõik nagu õpetuslood. Ja kuna need lood mulle kuidagi väga nagu korda on läinud ja mulle meeldib rääkida, siis oli see nagu loomulik jätk sellest või? Nii et sa jutustad sisuliselt lugusid täna nii mul siin saates kui ka oma töö mõttes, siis see on paratamatus. Niisugune täiskasvanu elu, et ütle, kui isa sul sõitis Tartu maratoni, kas mingi selline asi on sul ka olnud enne, et oled sa sõitnud oma Tartu maratoni ära või on sul olnud selline liikumisharrastus, mida sa oled pidanud? Mul oli siuke lugu, et isa ilmselgelt on väga musikaalne, vend samamoodi, aga no mul ei tulnud välja. Ma proovisin, ma ei tea, mida iganes, eks ju, et kõigepealt viiulit mängida, siis mingi hetk saksofoni, siis puberteedis oli kindlasti seda bändi pidi tegema, eks gitarri kindlasti ma ma olin täiesti kohutav selles ja siis otsisin pikalt, aga ma lõpuks leidsin oma liikumise läbi tantsu. Et ma olin pikalt rahvatantsija ja nüüd, kui sealt reisilt tagasi jõudes, siin ju paari aasta pärast tuleb see megapidu, eks ju, et sellest ei saa ju ilma jääda, et juba Taani väinadest kirjutasin oma endisele tantsujuhile, et kas 40-aastane peaaegu keskealine mees, kas leiab mingi koha ja leiab, et rahvatants on see. Mis on olnud sinu liikumisharrastus? Jaa, loomulikult kõik need vahepeal käid kuskil, ma ei tea, jõusaalis ja üht-teist kolmandat, eks ju, oma jooksuringid ja asjad, aga tants mulle meeldib sellepärast ja rahvatants, et ta pakub läbi elu erinevates vanusefaasides täpselt parajat koormust sulle. Et et laste puhul ta õpetab koordinatsiooni, siis kui sa oled noorterühmades, siis nad teevad sellised kiired tantsud, mis aitavad sul selle energia välja elada, eks ju. Need keskmised rühmad siis juba veidikene nagu vähem, eks ju, aga samas sa vaatad neid nagu taadikesi ja memmekesi 70-80, eks ju, et nemad saavad ka selle oma paraja pulsi sealt kätte või. Et on selline hobi, mis nagu tõuseb ja langeb ja käib sinuga täpselt nii-öelda siis tantsurütmis või? Ja samas ma kujutan ette, et see on niisugune vaimse poole arendamine ja trenn on täpselt samamoodi, et koordinatsioon nendel väikelastel kuni sinna eakateni välja, kes on siis selline sotsiaalne moment selle asja juures. Minu jaoks on
laulu- ja tantsupidu on üldse täiesti nagu imeline nähtus, et ta on olemas, aga kui teda nagu analüüsida, siis minu jaoks teeb ta unikaalseks see, et ta on üks nagu väheseid selliseid ühiskonda liitvaid hilisemaid õppeprogramme või. Et muidu ju koolid käib niimoodi, et põhikool, keskkool, ülikool, eks ju, ja siis on kuidagi nagu läbi ja kõik lähevad oma professionaalsesse maailma ja tegelikult me nagu ei suhtle või. Aga see, mis laulupeo ja tantsupeo eriliseks teeb, on see, et me võtame siis nagu mingi teema, eks ju, ja me arutleme sellest läbi kunsti kogu selle ettevalmistusperioodi ja siis, mis see nagu happening on, eks ju. Et see ei ole see, et me tuleme lihtsalt tantsime oma tuljakut, vaid igal sellel asjal on mingi lugu, eks ju, tal on mingi story, siis hakkavad need juhendajad käima mööda maakondi seletama, eks ju. Et kui isa iga kord lastekoorides seletab seal kuskil Ida-Virumaal, eks ju, et miks me seda eestimeelset laulu laulame või. Et tants on jah, sellisel puhul ta on nagu füüsiline tegevus, aga ta on ka nagu ühiskonda siduv õppetegevus või, mis on väga lahe ja ma ei ole kuskil maailmas niisugust asja nagu teist kohanud. Nii et sa said oma rühma siis sinna tagasi, ma saan aru, või sa läksid uude rühma? Samasse rühma, jah. Saad teha comebacki. Sa ütled, et kõik meil on siin seotud mingite lugudega. Üks lugu, mis meil on tegelikult üks jube lugu, miks me siin oma seda meeste asja nagu ajame, on see, et mehed surevad jube vara ära. Nad teevad liiga palju, nad panevad kõike üle ja tapavad ennast ära. Mis sa arvad, mis on vaja teha, et see lugu muutuks? Või see on müüt või on see vale, aga samas statistika näitab, et mehed surevad liiga vara. Ja mul on nüüd nagu endal see kergendustunne, et kui on see pallitiir tehtud, eks ju, et siis võib-olla ma ei pea neid, ma ise kutsun neid vorstinahkadeks või, need hästi sportlikud asjad, eks ju, et ma ei pea nüüd nagu Ironmanile minema. Et just samamoodi nagu selle tantsu puhul on see oluline leida endale see nagu mõistlik väljakutse või. Ja kui ma toon siin näiteks purjetamise maailmast mingi vaste, siis lugesin ühest raamatust, seda kutsutakse siis nagu preventive maintenance või nagu ennetav hooldustöö või midagi sellist või. Et sa ei tegele asjadega siis, kui nad on katki läinud, vaid sa üritad kuidagi nagu ära tajuda ette, et ahah, et olgugi, et mingi asi on nagu tüütu, aga kui ma selle praegu ära teen, et siis ma hiljem säästan ennast nagu väga suuremast jamast. Ja loomulikult inimesena enda kohta on seda nagu väga raske teha, aga proovida jälgida, et mis su keha sulle ütleb, eks ju, kuidas sa ennast tunned ja saada aru nendest, ma ei tea, kas siis ohumärkidest või et kui see tuli hakkab juba kollaseks minema, et siis reageerida sellele. No me oleme näinud seda küll, et kui see esimene infarkt või insult on ära olnud, et siis nad üldiselt mehed kipuvad nagu ennast ikkagi käsile võtma, aga see kipub ka üle, siis jäetakse suitsetamine maha ja võib-olla juuakse vähem. Et aga seda oleks vaja teha enne. See on sama, et kui sa vaatad seda purje, mis natukene on rebenenud, üks, ma ei tea, pool senti või on näha, et seal natuke kulub, et kas ma viitsin selle kohe ära teha või ma tegelen nädala aja pärast mingisuguse 2-meetrise auguga, on ju. See on paadi peal suhteliselt nagu harjumatu asi või alguses võtab aega on see, et kui sa näed, et midagi võib katki minna, siis ta ka nagu kindlasti läheb ja ta ei anna sulle selles suhtes nagu andeks, et ma ei tea, paned selle kruusi laua peale, et praegu on rahulik, eks ju, ja ise mõtled samal hetkel, et okei, et see tõenäoliselt kukub, eks ju. Ja kindlasti ta kukubki. Aga sama nende nagu infarktide ja asjadega on see, et sa ei pea seda esimest ära ootama, sul tegelikult on mingid need väiksed vihjed enne. Aga siis meil on see ju lootus, et tead, äkki minuga ei juhtu ja mis iganes, eks ju, et äkki minul suitsetamine ei tekita seda ja kuskil on ju see mees, kes elas 120-seks ja tõmbas 7 pakki päevas, eks ju. No tegelikult juhtub. Tegelikult on täiesti kindlalt juhtub. Ja kuigi me kõik oleme oma elu peategelased, siis me ei ole nii erilised. Et kui sul tuleb see esimene vihje, siis hakka juba tegutsema ja sul hiljem parem olla. No meil on need näidikud, ju igasugused asjad olemas, ega seda vererõhku asjata ju ei mõõdeta, on ju, ega seda kolesterooli asjata ei mõõdeta, et need on need samad väiksed vihjed, et see on see sama tass, mis on seal serva peal kõõlumas, et aga võta siis ta ära, pane tassi hoidjasse. Kuigi mul juhtus näiteks üks siuke lugu, et
ma arvan, et ma olin umbes 30 või midagi sellist ja samamoodi siis loed ajalehest, et mehed ei tegele piisavalt oma tervisega, et käige varem arsti juures. Noh, siis ma panin endale perearsti aja, läksin perearsti juurde ja ütlesin, et näete, et ma olen nüüd siin 30 ja ma tahaks siis nagu ennast kontrollida või. Mille peale too perearst oli täiesti segaduses, ei osanud midagi peale hakata, oli, et no mis me siis suga teeme, et noh, mõõdame, kui pikk sa oled või mõõtis seal kaalu. Aga ma arvan, et õnneks see on juba piisavalt nagu kaua tagasi, eks ju, ja et need asjad on muutumas ja võib-olla selle moraal on ka sellest, et lõppkokkuvõttes see on ikkagi sinu ja ainult sinu enda asi. Et kui keegi selle mingi takistuse seab, eks ju, ja võib-olla see arst ei osanud või ei olnud temal hea päev, eks ju, et ära siis sellest, ära sinna nagu kinni jää, eks ju. Et kas see on umbes midagi sellist, et kui sa pigem nagu ühe korra küsida ja jääda lolliks, kui terve elu olla loll ja jätta küsimata? Jah, absoluutselt, et häbi ju ei ole mõtet tunda ja see on sinu enda terviseks. Ja pärast on see, et me oleme kuulnud seda küll, et kus te nii kaua olite? See on minu arust väga vastik küsimus. Et pigem olla siis õigel ajal kohal või natuke enne, nagu me oleme rääkinud. Jah, täpselt. Kuidas sa oled oma vaimset tervist hoidnud sellisel heas kohas ja kas sul on olnud ka nagu kõrvalekaldeid, sest et loominguline töö ei ole selline, et ma trein 10 detaili, mida mul tellitakse, vaid sa pigem leiutad neid detaile kogu aeg uuesti ja uuesti. Sa sõltud väga paljudest asjadest, sul ei ole võib-olla kindlust nii palju. Kuidas sa selle loovmajanduse juures ise jääd endaks või oled jäänud varasemalt? See on väga suur väljakutse ja mitte ainult loovbusinessis, ma arvan, et kõikides asjades, kus me istume täna, eks ju, nendes nagu kontorites, arvutites, seal tekib see probleem, et ei ole seda eduelamust või. Ja eriti, kui on nagu mingi pikaajalised tööd, et sul mingi projekt kestab, ma ei tea, aasta või 2, eks ju, et sa tegeled, aga sul ei ole seda nagu accomplishmenti, sa ei näe midagi. Ja siis mina ise naljatan, et vahepeal tuleb minna muru niitma, et lähed vanematele külla, võtad selle muruniiduki, lõikad seal puht sellepärast, et see on suurepärane asi, sa pead seal masina käima, sa liigud ja sa näed instant, sul on kohene see nagu tulemus seal taga, eks ju, et see on justkui nagu oluline, et anda endale seda eduelamust või. Et sa võid teha, loomajanduses sa toodad ikkagi sellist abstraktset, kuigi see on ju mingi tekst, see on mingi pilt, see on mingisugune story, aga ta ei ole ka nagu, sa ei saa teda ju kätte võtta, on ju. Sa ei saa teda panna riiulisse või sa ei saa teda panna lattu, euroaluse peale tõsta teda, eks ju. Ja siis aitabki täpselt, tuleb ka võtta mingi siuke teistsugune hobi või, et üllatada oma aju tõesti mingi ootamatu asjaga, eks ju, et lähedki, ma ei tea, puutööringi, eks ju. Oled käinud? Puutöös ei ole, aga õnneks see paat annab nii palju, et seal on nagu kogu aeg. See paat on põhimõtteliselt, see on nagu puutööring, see on torumehering, see on elektroonikaring, see on purje õmblemine, värvimine, mis iganes, et võib-olla ma isegi, meil on mingi nali selle kohta, et keskkoolist võiks 1 aasta kõik inimesed nagu maha võtta ja ülesanne oleks järgnev. Osta endale vana paat, tee see korda ja sõida sellega, ma ei tea, pool aastat. Ja see annab sulle sisuliselt kõik eluks vajalikud skillid. Ongi nii, et sa oskad elektrit parandada, sa saad mingite torudega hakkama, sa õpid eelarvet pidama, sa õpid meeskonnaga suhtlema, sa saad sellest aru, et kui sa sõidad sadamast välja, sa oled merelt, keegi ei tulegi sulle appi, et sa pead ise nende kriisiolukordadega nagu hakkama saama, eks ju. Ja ta võtab kõik selle nagu suurepäraselt kokku. Ma arvan, et seda siis need, kes keskkoolist on juba läbi tulnud, et see üldiselt on kasulik mingeid asju meelde tuletada, et julgustame mehi siis seda proovima. Ja me räägime oma pallitiirul tegelikult päris palju Taani paate, kus ongi sellised sotsiaalprogrammid, et võetakse lapsed või noored, kes on keerulise taustaga ja muidu kuidagi nagu ühiskonda ei saa ja saadetaksegi pikale purjereisile või, täpselt nendel samadel põhjustel. Ja nüüd, kui me jõudsime tagasi, siis vaikselt hakkame mõtlema selle peale, et kolime uuesti oma nagu maapealsesse kodusse, eks ju, ja
asjad, mis tundusid enne probleemid, tunduvad kuidagi hetkel vähemalt nii lihtsalt, et majal on ju sellised, maja vähemalt ei lähe põhja. ta ei kipu minema. Kuule, me oleme rääkinud, teinud sooja. Kuidas tuleb see mõte ikkagi, et minna ümber maakera? Ma saan aru, et sul aastavahetusel õnnestus see plaan maha müüa oma siis partnerile või abikaasale või kuidas see teie suhtestaatus on? No hetkel me oleme veel kihlatud, aga meil oligi see üks põhjus selleks oli see, et see oli meil väike nagu siuke testperiood, et me kihlusime reisi esimesel päeval ja mõtlesime, et kui me siis sellega hakkame saame, et ju siis abielu on ka händeldatav või saame sellega hakkama. Ja siis ma igaks juhuks ikkagi, kui me nüüd lennusadamasse tagasi jõudsime, siis küsisin, et kas on ja ikka sain sama vastuse. Jah. Suurepärane, see on hea kuulda. No 3 aastat, see tundub nagu üüratult pikk aeg. Sellest võib rääkida, ma arvan, teha 10 podcasti, võtta kõik ette, võib-olla 20. Terve sarja võiksime rääkida lihtsalt puhtalt sellest sõidust. Aga kuidas ennast, või tähendab, kuidas teha see hetk, et sa saad lahti lasta sellest, mis sul on. Et sa jätad ja korraldad oma tööasjad niimoodi, et sa võtadki ja teedki midagi enda jaoks. Mm-hmm. No eks see nõuab väga selget mingit sihti ja lõppkokkuvõttes me läksimegi ka niimoodi ära, et paljud asjad jäid pooleli ja tagantjärgi kindlasti oleks tahtnud neid paremini teha, aga seda lõpuni ei saagi teha, sa pead nagu selle nagu mingi hüppe tegema või. Et kui sa tahad basseini ujuma minna ja siis sa pead ikkagi selle nagu vette hüppama, eks ju, et sa ei saa väga vaikselt seda teha, et mingil hetkel, kui sul on see nagu äratundmine, siis mingid asjad paratamatult tulevad nagu ohvriks tuua sinna või. Nii et kui sa tahad oma unistusi ikkagi nagu ellu viia, siis sa ei saa lõpuni seda täiuslikku hetke oodata, et sa pead võtma väikse riski. Absoluutselt, sest kõige rohkem on ka jälle neid nii-öelda pikamaa purjetajaid või ümber maailma purjetajaid, kes istuvad sadamas ja ehitavad oma laeva ja mõtlevad, et see aasta pole valmis, järgmine aasta pole valmis, ülejärgmine aasta pole valmis, eks ju. Tegelikult ta ei saagi kunagi valmis, aga see on ka oluline osa nagu elust üldse aru saada, et me oleme pidev protsess. Et meil ei olegi tegelikult lõppkokkuvõttes neid nagu fikseeritud punkte või. Et nüüd ma olen valmis minema või nüüd ma olen selline inimene, nüüd ma olen teissugune, et sa oled kogu aeg pidevas muutumises ja seda nagu muutumine kui olek, eks ju. Et seda nagu omaks võtta siis või. Ja seetõttu ei saa nagu öelda, et nüüd ma olin selleks suureks asjaks valmis ja siis ma läksin, eks ju, sest see kõik on see nii-öelda laine või liikumine või. See on selline mitmedimensionaalne, mitme muutujaga võrrand kogu aeg, mis nagu see kompass seal selle kompassi aluse peal keerleb igas suunas. Absoluutselt jah, et sa oled nagu selles X, Y, Z ja ajatelg ja kõik muu, eks ju. Ja siis veel su need teised inimesed ümber ja nii edasi, et Aga kuidas sa selle maha müüsid oma nendele, ma ei tea, kolleegidele, ütlesid äripartneritele, et nüüd ma olen ära? Kui päris aus olla, siis tegelikult mu töö ei jäänudki kunagi nagu seisma või. Alguses meil ei olnud Starlinki ja siis oli keerulisem, aga ja me olimegi actually seotud sellega niimoodi, et kuskil Prantsuse Polüneesias me valisime ankrukohti selle järgi, kus oli hea mobiililevi, eks ju. Ja oli veidi kindlasti keerulisem tööd teha, sest ma ei tea, kohtumised on, ajavahe on, ma ei tea, 12 tundi, eks ju, et võib-olla pead kell 2 öösel üles ärkama, et kellegiga zoomida, aga see ei ole ju siis nii suur kadu. Ja sellest hetkest, kui me saime Starlinki pardale, siis õnnestus tegelikult kõiki neid rolle nagu samal ajal pidada. Nii et ei olnud häda midagi? Ei olnud, see on täiesti tehtav ja ma kogu aeg naersin seda, et inimesed ju panevad Zoomis endale neid erinevaid tauste, eks ju, siis nad panevad selle Palmisaare sinna. Ma ei pidanud isegi vaeva nägema, et see oli täiesti lihtsalt ise seal kohe olemas. Väike ruum ja ütleme nii, et purjetamine, ma kujutan ette, et sinu esimene kogemus samamoodi, kui sa saad muulide vahelt välja jooksid, oli nagu suur laine, vaja oli võimelda. Aga üldiselt sõit on pikk, seal on väga palju ka sellist moljutamist. Ja ega sa sellist füüsilist koormust
ma olen aru saanud ka kogu aeg ei saa, kuidas ennast füüsiliselt vormis hoida väikses ruumis, mis on, ma ei tea, mitu ruutmeetrit su see laevapind oli, mingi 8 või, kui sedagi. Ma ei ole jah mõõtnud, ta on 12 meetrit pikk, 4 lai, eks ju, ta on niisugune väike, väga väike kalamaja korter, eks ju, aga sammud tulid väga keeruliselt, jah. Ja meil oligi niimoodi, et kui me olime pikalt Vaikse ookeani saartel, mis on hästi madalad, seal tekkis siuke asi, mida me kutsusime väikesaare klaustrofoobia. Et noh, et see on see piltilus asi, mis me oleme näinud, eks ju, et see helesinine vesi ja siis kollane liivakene, üks palm, noh, lähed oma kummipaadiga sinna, esimene päev on väga ilus. Teine päev mõtled, et noh, tahaks kõndima minna, aga ma ju eile käisin kogu saare ära, eks ju. Ja siis, kui sa oled nädal või 2 või 3, et sul ei olegi kuhugi kõndida, et see oli füüsiliselt väljakutse küll. Ja kui me jõudsime Uus-Meremaale, seal on esimene koht on hästi ilus kant Bay of Islands ja seal oli iga väikse saare pealt hakkas mingi matkarada kuhugi nagu kalju otsa või. Noh, me vist põhimõtteliselt kõndisime 2 kuud lihtsalt sellepärast, et me tundsime sellest nii puudust. Aga minu partner suutis küll isegi täitsa nagu trennirežiimid välja teha, et tal olid matid kaasas ja hantlid ja asjad ja siis vahepeal, kui tuli mõni uus madrus, eks ju, ja nende jaoks tundus, et on niisugune suurlaine ja tormine, meie jaoks pigem juba võib-olla tavaline, eks siis, mis asja, et te teete nagu trenni ka veel samal ajal või. Aga noh, et ta ongi, et 3 aastat, et see ei ole ju reis, et see on tegelikult elu ja sa peadki kõik need nagu eluasjad sinna nagu sisse saama ja jah, tal ikka õnnestus regulaarselt trenni ka teha seal. Aga kas see on ikkagi selline sisemine otsus, et jah, ma ei võtagi seda kui reisi, see ongi minu uus elu, ma ei tea, rutiin ja ma panengi selle trenni enda sellesse päevakavasse, kus on mingid muud asjad? Me tegime selle otsuse kuskil võib-olla pool aastat, me olime sõitnud ja siis me saime aru, et oligi lause, et see ei ole reis, see on elu. Algselt me tahtsime kõike näha, igale poole jõuda, kõik sadamad läbi käia ja siis me mõistsime, et me lihtsalt ei suuda. Me ei suuda seda ajaliselt, aga palju rohkem on see, et me ei suuda seda infot vastu võtta, me ei jõua mentaalselt seda teha ja me otsustasime teha vähem peatusi, aga siis nendesse kohtadesse pühenduda ja lisaks veel seda, et me vahepeal tegime täiesti teadlikelt nagu nii-öelda puhkusepäevi või laiskust. Et mõnikord jõudsid kuhugi ankrualasse ja olid niimoodi, et olgugi, et siin on 1, 2 ja 3 põnev asi, siis ma jään täna koju. Ma täna vaatan lihtsalt pool päeva Netflixi või loen või lihtsalt leban, lasen nendel tunnetel ja asjadel settida, eks ju. Et kui sa kogu aeg infot peale lükkad, siis me ju ei jõua seda kuhugi ära nagu talletada või. Ja tegelikult siis kaob nagu rõõm ära ja sellel pole nagu pointi. Et me võime selle ju, kui see ei olnud reis, vaid see oli elu, et siis tegelikult see on ju inimesed saavad sellest väga hästi aru, et see on ju, et ma ei pea igale poole jooksma kogu aeg, ma ei pea kõike kogu aeg avastama, et ma võingi võtta vahepeal lihtsalt aja maha, olla endaga ja oma raamatuga või oma lemmiksarjaga. Absoluutselt ja see on nagu elus ju nende suurte otsuste teema on alati see, et otsus ei ole tihti isegi see, et mida ma teen, eks ju, vaid selle tõttu kõik muud alternatiivid jäävad tegemata. Aga leida see rõõm sellest ja jääda sellele oma otsusele nagu kindlaks või usaldada seda seal? No, tahaks küsida ka seda, et mitu korda te pidite surma saama? Surmahirmu vast ei olnud kordagi. Ühe korra keset Vaikset ookeani hakkas merevesi sisse tulema ja umbes 2000 miili oli lähima maapunktini. See oli küll natuke spooky. Mõned tervisehädad olid, üks põlv paistetas üles, pool hammast pidi endal välja ise tõmbama, aga tagantjärgi vast surmahirmu jah ei olnud. Aga siis, kui see vesi tuli sinna sisse, mille pärast ta tuli? See on ju see klassikaline, et kontrollid jälle, mina kontrollisin, ma ei tea, mootorit iga kord enne, kui ma käima panin. See päästis meid Lõuna-Aafrikast päris suurest jamast, siis ma vaatasin iga hommik ja õhtu nii-öelda nagu pilsi, eks ju. Ja võib-olla samamoodi tuleks ka nagu endaga tegeleda, et lihtsalt need väiksed check-upid, et kas sul on kõik okei. Ja siis tegin selle pilsi lahti, vaatan, et kurat, ongi vesi, eks ju. Esimene paned sõrme sisse maitsed, et nii kaua, kuni see on magevesi, siis pole hullu, et siis see on ju kuskilt su, ma ei tea, veepudel lekib või su enda veepaagid, aga sa paned nagu samast anumast samasse kohta lihtsalt teise nagu sellesse, aga siis oli soolane vesi. Siis ma küll, et seda sõna ei tohi siin eetris öelda,
sihuke tunne. Ja siis hakkasime otsima, aga kuna me olime selle paadi sisuliselt, kui me ostsime ta nii-öelda pilbasteks võtnud ja jälle nagu tagasi kokku pannud, siis me teadsime ka, kus teda nagu remontida või. Ja lõpuks oli üks toruklamber, mis lekkis ja piisas sellest, et seda veidi peale keerata ja lahenes. Ja ta ei läinud põhja. Siin me oleme, jah. Nii et igatahes siis nagu paadis, siis tee endale siis samamoodi mingisugune rutiin, et vaata endale otsa nii oma vaimsele kui füüsilise tervisele, et tee endale see enda kontrolli rutiin ka ja mida vanem oled, seda võib-olla tihedamini pead kontrollima. Ja ongi sa mainisid enne näiteks vererõhku või midagi sellist, et eelmine omanik õpetas mulle selle, et iga kord enne, kui mootori käima paned, et vaata üle mootoriõli, vaata üle käigukastiõli, tee visuaalne kontroll sellele. Justkui alguses nagu väga tüütu, aga tegelikult see näitab seda, et kui et sellisel puhul sa hakkad neid väikseid muutusi märkama või. Et tegu ei ole nagu konkreetse numbriga, ma ka küsisin, et mis selle mootori õlirõhk on. Ta ütles, et ega see number ei ole oluline. Tendents on oluline, aga tendentsi sa saad näha ainult siis, kui sa pidevalt sellega nagu tegeled, eks ju. Et sul ei ole mõtet ükskord mõõta oma vererõhku või võtta mingi konkreetne näitaja. Sest näitajad, kui sa hakkad guugeldama või küsid selle ChatGPT käest, et kas see on okei või mitte, siis ta võtab ju mingi keskmise üldise, mida niikuinii ei eksisteeri ju, et sellel numbril või asjal on ainult point sinu enda suhtes ja sellel on point selle just jälle nagu progressis, eks ju. Et kui sa pidevalt jälgid, siis sa hakkad varem märkama, et midagi äkki võib olla nihu ja siis on sul jälle nagu rohkem aega reageerida või? Mulle tundub, et see paadi pidamine ja purjetamine on selline väga hea võrdlus ühele mehele, kes enda eest tahab hoolt kanda. Et see on päris hea paralleel. Ütle, kuidas sa oma suhteid hoidsid Klaarina väikses ruumis, kus ei ole võimalik võib-olla minna omaette olema? See oli ka hästi-hästi teadlik otsus. Me olime koos 1145 päeva ja ma arvan, et seal võib-olla oli mingid paaritunnised hetked, kus me olime füüsiliselt võib-olla lahus või. Et me olime kogu aeg ninapidi koos ja meil ei tekkinud kordagi seda momenti, et ma ei tea, tuled töölt koju ja ütled, tead kallis, mis mul täna juhtus. Kogu aeg koos. Ja see oli väga suur väljakutse ja siis me tegime ühel hetkel sellise otsuse, et me peame tarbima erinevat meediat. Me vaatasime eri filme, me lugesime eri raamatuid, me kuulasime erinevaid podcast'e selleks, et tekitada ise teadlikult omavahel nagu asjad, millest nagu siis jutustada või. Et ta on kindlasti see nagu suhte hoidmine hästi-hästi keeruline ja väljakutsuv. Aga jällegi, kui sa nagu pühendud sinna, teed selle teadliku otsuse või, et siis ta on nagu tehtav. Mitu tundi te tülis olite selle 1100, palju neid päevi seal kokku tuli? Üks väga suur väljakutse on seal magamine, kuna keegi peab ju kogu aeg roolivahis olema ja kui sa oled kahekesi, siis tähendab, et kui olid head ilmad, siis me magasime 4 tunni kaupa, kui olid karmimad ilmad, siis 2 tundi. Ja me ju kõik teame, mis tujuga sa ärkad siis, kui sa oled 2 tundi maganud, väljas on külm, aetakse sind ülesse ja siis sellest me olime lugenud, et purjetajate paaride hästi oluline asi on äratuskell. Ja mõte on selles, et sa ei lähe teist üles sajama, et kuule, et kobi siia välja. Sest kui sa hakkad teda tol hetkel torkima, mis ta siis ütleb sulle, eks ju. Et kell heliseb, sa ärkad ise vaikselt üles, sa torised oma torisemise ära kuskil seal koikus, eks ju. Ja siis üritad enam-vähem tujuga nagu välja tulla. Et see oli päris naljakas ja oluline. Päästis? Jah. Aeg siin saates on selline üsna piiritletud, et me jätame seda defitsiiti, aga praegu mul on ülikahju, mulle tundub, et just nüüd hakkas jutt minema, aga ma usun, et me võiksime rääkida suhetest veel mõni teinegi kord siin saates, kui sa oled nõus tulema. Ja loomulikult. Aga ma küsin su käest ühe lõpuküsimuse, mida ma olen küsinud siin saates kõigilt meestelt. Ja ütle, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks?
mul on üks võib-olla selline tööalane lugu sellest. Meil oli kunagi üks klient, kes oli turvafirma ja siis me võtsime tema klientidelt nii-öelda tagasisidet, et kuidas nad teenusega rahul on ja selgus, et nad on päris õnnetud. Sellepärast, et ainukene side selle nii-öelda turvafirma ja kaitstava vahel oli see, et ta sai korra kuus arve. Ja inimesed ei mõistnud seda, et tegelikult see tähendab seda, et sind ei röövitud. Ehk et jäi nagu puuduvata see positiivne asi. Ja ma arvan, et mida me elus väga tihti tähele ei pane, on see, et kui me käitume õigesti, siis me ei kiida ennast piisavalt selle eest. Et kui ma sõidan Tallinnast Tartusse õige kiirusega ja mul on turvavöö, siis tegelikult peaks iga kord sinna lõppu jõudes ütlema, tubli Karl, tubli Kaidor, sa jäid täna ellu, eks ju, suga ei juhtunud seda õnnetust. Et need väiksed liigutused, mis me teeme enda hoidmiseks, tuleb teadlikult kiita. Käid seal jooksurajal ära, eks ju, siis lähed koju, ütled, ma tegin ta hästi, eks ju, käid seal trennis ära või loed selle raamatu läbi või jätsid oma, ma ei tea, suitsu tegemata, eks ju, siis sa ütle endale iga kord selle eest, sa olid tubli. Kuldsed sõnad. Mul on üldiselt siin saates ikkagi tihti kahju, et jutt saab otsa ja aeg on läbi. Praegu mul on eriti kahju sellest, aga ma loodan, et saatus viib meid veel kord kokku. Aitäh, Karl, et sa jagasid oma mõtteid. Ma loodan, et sellest purjereisist tuleb mingi raamat, film või midagi. No peab ju tulema. Peab tulema, väga hea. Aitäh kutsumast. Ja mehed, ärge kartke oma unistusi, ärge unustage ennast kiita ja iga hetk on parim selleks, et teha lõppuarve sellega, mis ei meeldi ja tehke seda, mis teile meeldib. Aitüma, et kuulasite. Aitäh!